Tere tulemast! Oled sa kunagi mõelnud, mis värk selle muusikaga on? Kuidas saab üks helirida meid nii sügavalt liigutada, lausa nutma ajada või eufooriasse viia? Täna uurimegi just seda maagilist seost helide, meie aju ja usu või ärausu lausa tegelikkuse enda olemuse vahel. Ja kõik see algab ühest mõistetusest, mis ajab teadlastel siiani juhtme kokku. Kujuta ette kunstieksperti. Kuidas ta teab, et maal on meistriteos? Tal ei ole ju mingit valemit või mõõdikut. See on see intuitiivse teadmise suur saladus. Ja kui sa küsid neilt, siis nad ütlevadki midagi sellist, et ma lihtsalt näen seda. Nad ei saa seda sulle numbritega tõestada. Nad lihtsalt teavad. See on äratundmine, mingi sisemine mehhanism, mis töötab täiesti väljaspoolt tavalist loogikat. See pole arvutus, see on klikk. Ja just siin tekibki suur konflikt. See intuitiivne kindlus läheb täiesti vastuollu sellega, kuidas teadus maailma näeb. Mõtle sellele. Teadus suudab mõõta helilainete sagedust detsibellides, eks, aga ta ei suuda mitte kuidagi mõõta seda külmavärinat, mis sind lemmiklaulu esimesi noote kuuldes läbib. Vot see ongi kvaalia. Veini maitse, külma tunne nahal, meloodia ilu. Need on need asjad, millest meie elu tegelikult koosneb, isiklikud, täiesti mõõtmatud tunded. See ongi ju see suur paradoks, kas pole. Me usaldame asju, mida saab kaaluda ja mõõta, aga samal ajal meie kõige sügavamad ja tähendusrikkamad kogemused, nagu see aukkartus kunstiteo sees, eksisteerivad täielikult selles subjektiivses, tõestamatus maailmas. Nii et kui see meistriteose volu ei peitu ainult objektis endas, siis kus see on? Vastuse leidmiseks peame vaatama iseenda poole. See on vaatleja roll. Kujuta ette sellist pilti paks Shakespeare'i raamat Lamapüksi lauan. Kas see on geniaalne teos? Ei. Selles hetkes on see lihtsalt üks füüsiline objekt, paber ja tint, millel on kindel kaal ja suurus. Shakespeare'i geniaalsus ei ole seal paberis peidus. See süttib alles siis, kui tuleb lugeja, kelle aju on valmis seda vastu võtma ja mõistma. Ilma teadliku vastuvõtjata on see lihtsalt paberihunnik. See tähendab seda, et sina lugeja või kuulajana ei ole mingi passiivne vastuvõtja. Sinu mõistus, sinu elukogemus, sinu emotsioonid, need kõik loovad selle kunstiteose kaasa. Põhimõtteliselt sündib see teos iga kord uuesti, kui keegi sellega kohtub. Ja see loomise protsess, see ei toimu kuskil väikeses ajunurgakeses. Ei, see on ikka täielik ajutreening, mis haarab kaasa kogu süsteemi. Võid kohe ära unustada need vanad, lihtsustatud ajukardid, kui sul oli olemas mingi eraldi muusikakarp. See idee on lootuselt aegunud. Tänapäeva neuroteades näitad, et muusika kuulamine ajus on pigem nagu üks suur jam session. Pole mingit dirigenti ega noote, on lihtsalt puhas improvisatsioon, kus neuronid üle kogu aju teevad koostööd ja loovad selle kogemuse reaalajas. See on dünaamiline, ettenarvamatu ja täiesti võimas. Tegelikult on keerulise muusika kuulamine üks kõigi nõudlikumaid asju, mida su aju üldse teha saad. See paneb tööle kõik, mälu, emotsioonid, mustrite tuvastamise, isegi motoorika ja keelekeskused. See on tõeline kogu ajutreening. Ja see viib meid ühe teise geeniuse juurde, kes mõistis seda kõike juba ammu, täiesti intuitiivselt. See mees oli Albert Einstein. Tema jaoks, mehe jaoks, kes elas ja hingas füüsikat, polnud see mingi suvaline ilus lause. See oli sõna otseses mõttes tema töömeetod. Kui Einsteinil oli ees mõni eriti keeruline füüsikaprobleem, siis ta ei istunud ja toksinud numbreid. Ta võttis oma viiuli ja mängis. Ja ta ei teinud seda lihtsalt lõõgastumiseks. See oli tema viis lülitada oma aju teise operatsioonisüsteemi, loogiliselt režiimilt loomingulisele. Ja just sealt tulidki need suured läbimurded. Ja see ongi ehk tänane kõige olulisem mõte. Kunst ei ole mingi magustott, mida sa naudid siis, kui kõik tähtsad asjad on tehtud. See on fundamentaalne mõtlemise tööriist. See on viis, kuidas me maailma mõistame, mitte lihtsalt viis, kuidas me seda kaunistame. Aga lähme veel sammu võrra kaugemale. Mis siis, kui see tööriist on veel võimsam, kui me arvame? Mis siis, kui kunst ei aita meil tegelikkust ainult mõista, vaid lausa loob seda? See pöörab kõik pea peale. Vana idee on, et kunst peegendab elu, eks? Aga tegelikult on asi vastupidi. Kunst loob mudeleid ja arhetüüpe, mida päriselu hakkab siis jäljendama. Näiteks Turgenev leiutas oma romaanides uut tüüpi naiskangelase, mõtliku, tugeva tahtega naise. Ja mis juhtus? Mõni aeg hiljem hakkasid päriselus noored naised just selliseks muutuma.
Nad võtsid selle kirjandusliku mudeli omaks. See, mis algas väljamõeldisena, sai elavaks tegelikkuseks. Mõtle oma ajust kui tekstist. See ei ole lihtsalt mingi suvaline neuronite võrgustik. Iga kogemus, iga raamat, mida sa loed, iga muusikapala, mida sa tõeliselt kuulad, kõik see kirjutab sinu aju uue rea. Sinu elu on selle teksti autor. Nii et järgmine kord, kui sa satud mõne suure kunstiteost otsa, olgu see maal, raamat või laul, pea meeles, see ei ole valmis toode. See on kutse. See on potentsiaal, mis ootab, et sinu teadvus selle aktiveeriks. See teos ei ole täielik ilma sinuta. See on nagu kobelain ja iga kuulaja tõmbab sellest omaenda tähenduse lõnga. Meistri teos ootab, see on sinu kord olla kaasautor. Niisiis, millisest lõngast tõmbad sina